No nii, tere taas. Mina siis siin jälle hakkan Bolti vedama ja esimene tellimus just sai peale võetud sisseammast Võru tänava Fastersist. Olemine on küll veidi uimase võitumisti pärast, aga no ma siiski teen oma hilisõhtuse ringi ära, sest nii palju ma vähemalt sõita suudan. Et siis ma lähen nüüd siia lähedale Kastoni tänavasse. Nii, see tellimus sai siis ära viidud. Nüüd ma istun siin raudtee äärses parklas selle pagana Hektori hotelli taga ja vaatab, kas siit tuleb kuskilt tellimusi või ei tule. Kui ei tule, siis ma liidun natuke ringi, sest mõnikord on huvitav lugu see, et paigal istudes tellimusi väga ei tule, aga kui hakkad ringi liikuma, siis hakkab süsteem ka tellimusi loopima. Nii et jah, saab näha, mis kujuneb. Selles majas siin on selline huvitav koht nagu Bolt Market. Siis sihuke koht, kust kuuleriga saab tellida praktiliselt kõike seda, mida me ostame tavapoest, leivast kuni jäätiseni. Ja vahel on tellimused siit ja üldiselt need on siuksed raskemapoolsed, on olnud ka 15 kiloseid koormaid. Ja siis ongi hea, kui on auto. Jalgrattaga on need küllaki keeruline tassida, eriti kehva tervisega inimestel. Nii et siis ma lähen võtan nüüd tellimuse siit Bolt Marketist. Kell on 10:45 õhtul ja mina olen jälle siin Bolt Marketi juures parklas, sest võtan jälle tellimuse siit. Tuli ka tellimus Narva maantee kebab and wok sellisest baarist, aga sinna ma nagu ikka ei lähe, sest seal on parkimine pain in the ass, mis siin öelda. Aga võtan Bolt Marketist tellimuse peale ja tirin selle kohale kuhu iganes. Seda puhku võtsin tellimuse peale Haas kebabist Võru ja Riia nurgal. Nende vendadel on siin huvitav kiuks, mõnikord nad panevad muusika väga kõvasti käima, mis tõttu Haas kebabi baaris saab just nagu pisikene ööklubina. Ikka lõbusad vennad, ütles niimoodi. Ja muusikat on seinast seina, kord panevad siin Türgi diskot, kord eurovärki. Jah, nendel on vist päris lõbus elu. Seda puhku jälle Haas kebab, eelmine selle koha tellimus läks raudteejaama ligidale, seekord aga läheb üle Emajõe Annelinna. Seda puhku siis tellimus Kivilinna terminali tanklast. Hetkel
alles valmistad otsa, nii et istun siin natuke kas või mängin telefonis malet. Okei, vaatan porri ja siis viin tellimuse kohale. Puhku on meil tellimus sellisest kohast nagu Foosion Kebapõru tänaval. Läheb kuskile Vaksali kanti raudtee taha, nagu ma siit kaardid välja loen. Siis võtan peale ja viin ära. Mingi Bolt viitsib jalgrattaga keset ööd uhada. No jah. Nüüd olen mina siin kesklinna pisikeses parklas ülikooli ja Küüni tänavate vahel. Põhjus lihtne, tellimus on sellisest kohast nagu Voodkuma Purdest Parglai. See pisike omapärase kujuga burgeri putka siin kohe värava taga. Ja tundub, et siit ikka tellitakse, just nägin ühte Bolti kullerit veel sinna poole astumas. Hetkel olema siis sellises nurgataguses Raadi Vahi Uuselu rajoon. Jah, siin oli natuke lippamist, sest veidral kombel ei töötanud majas lift ja ma pidin rassima 6. korrusele. Seekord õnnes suutsin, nii et hästi läks. Siis on tellimus Kivilinna terminalist, kuhu ma nüüd sõidan peale võtma ja siis on nagu näha kuskile alla Annelinna. Ja jälle Kivilinna terminal ja seda puugu tellimus üsna lähedale Annelinna alumisse serva. Kell on juba 1 öösel. Tavaliselt nii kaua ikka rahvas ei telli, seega on siis jälle mingi erandjuhus. No mis siin ikka, pean kuni on või pean kuni suudan. Saab näha. No nii. Kell on 1:30 öösel. Ja mina mõtlen, et võib otsad kokku tõmmata, vaatame saldod ja asjad üle. Ossa juudas. Vaatame, palju ma täna teenisin. No, telefon, nii. No, pole midagi. Nagu ma aru saan, oli siin kokku mingi 10 tellimust ja teenisin selle ralliga kuskil kuradi 30 euri. Tavatu, ütlen ausalt. Tavaliselt nii palju teenistust ei ole, ikka vähem on. Nii et täna läks isegi maru hästi. All right. Hetkel siis panen otsad kokku ja kevin ära koju kotile ja homme päev saab näha, mis saab. Arvata võib, et kui vähegi saan, ma sõidan homme ka.